Kui inimesed kuulevad, et ma Tipri trükikeskkonna juures tegev olen, imestavad nad sageli, et mida ma siin teen. Või õigemini, et mida just mina siin teen ja miks. Küllap ei kõla esmapilgul piisavalt poeetilise tööna. Ometi on tegelikult hästi loogiline, et pärast 9 aastat Kirjanike Liidu juhatamist ja tosinat aastat teleskultuurisaadete tegemist on õige aeg kogeda tekstilise tulemuse füüsilise väljundi toimimist ka seestpoolt. Õigemini tundus õige ühendada minu senine kogemus ja Tipri tegijate paarkümmend aastat trükiasjandust. Praegu on maru põnev aeg, sest e-raamatute tulek ja vajaduspõhiste väiketiraažide trükkimise tehnoloogia areng näikse lähiajal põhjalikult muutvat senist olukorda, kus raamatute trükiarve tuli pahatihti ennustada lambist ja kui raamatu otsas oli, siis juurde teda naljalt ei trükitud. Täna näen ma tulevikku mitte niivõrd konkurentsis kui koostöös. Koostöös interneti lugemiskeskkondade, raamatumüüjate ja print on demandi vahel. Kokkuvõttes võidavad kõik ketilülid ja eriti lugeja, kes ei pruugi märgatagi, kui ühel hetkel kaob ära selline anakronism nagu raamat on läbi müüdud. Samuti avanevad täiesti uued, lihtsamad ja odavamad võimalused isekirjastamiseks ning ka selliste raamatute väljaandmiseks, millele võib-olla müügiedu on esmapilgul raske ennustada, aga väikeste koguste haaval julgeks äkki riski võtta. Kui ma saan siinkohal kasulik olla ja asjaomased inimesed üheskoos tegutsema aidata, siis ongi kõik hästi. Konkurents on rohkem nagu sportlaste teema. Kultuuril on pigem pistmist koostööga. Hoidkem need asjad tasakaalus. Tegin ju oma uue raamatu ka siin samas Tipris. Pole teda praegu veel müüki pannudki, aga küll ma varsti panen, sest e-raamat sai just äsja valmis ja eks siis õunte pealt näeb, kui palju vaja on. Täpselt nii palju, kui vaja on, nii palju ka teen.